Aeg-ajalt on niimoodi, et tunned käed sügelevad ja tahaks midagi nagu meisterdada, aga head mõtet pole, mida meisterdada. Sellisel juhul ma soovitan minge poodi. Näiteks tulge puumarketisse, vaadake materjale ja üldiselt on nii, et materjali inspireerib ja kui juba siin ringi jalutate, erinevaid materjale vaatate, siis võib tekkida ideid, et mida tegelikult teha tahaks. Minul jäi praegu silma termopuit, teeks midagi termopuidust ja siis turgatas, et jõululauale praepanni alla oleks tegelikult vaja kuuma alust. See on täpselt selline projekt, mille jaoks ma materjali ostma ei hakka, vaid teen seda endal olemasolevatest jääkidest. Kui puumarketist on inspiratsioon saadud, siis käime Hammercheckist läbi, võtame mõned puuduvad tööriistad ja suundume töökotta. Kuuma alus on üks neist asjadest, mida võib teha tõesti jälle 10 erinevat moodi. Mina teen midagi väga lihtsat, väga robustset, aga ilusat ja peamiselt see ilu tuleb sellest, et ma kasutan ilusat termosaart. Ma teen selle 4-nurkse, ehk siis ma teen justkui sellise raami. Siit saab võib-olla nippe erinevate raamide tegemiseks, kas või pildiraami tegemiseks, et mõnes mõttes sarnased jooned on siin vahel. Üks peamisi väljakutseid 4-nurkse raami tegemisel, kes on vähegi puutööd teinud, teavad, et need nurgad tuleb 45 kraadi all lõigata, selleks, et saada täpselt 90 kraadi nurk. Ühe nurga tegemine on lihtne, aga kui kõik 4 nurka peavad kokku jooksma, siis seal läheb tegelikult asi keeruliseks. Ma olen üsna kindel, et minu saag ei ole nii täpne ja kalibreeritud, et nurgad täpselt tulevad, aga ma arvan, et ma pigistan selle koha pealt silma kinni. Üldpilt suure tõenäosusega tuleb täitsa okei. Lõikame tupid välja. Kuna seda te tagada ei saa, et teil see saak ideaalselt 45 kraadi all on, siin võib olla väike lõtk sees ja see tegelikult sellise laia raami puhul hakkab pärast silma paistma. Küll aga saate te jälgida seda, et need detailid, mis te välja lõikate, siis vastaskülgedel on täpselt ühe pikkused. Sest kui siin on ka kas või siuke millimeetrine erinevus, siis kohe need nurgad enam kokku ei jookse. Nii et seda vähemalt tuleks proovida jälgida. Mina teen kavalalt, ma lõikan teise lõike korraga, mis tähendab seda, et ma seda otsa ilusti täpselt paika sättides tagan selle, et mul tulevad tegelikult võrdsed detailid. See termosaar lõhnab selliselt, nagu kuskil oleks juba praad ahjus ja ootamas seda kuuma alust. Nii, see peaks nüüd enam-vähem olema sellise ahjupanni suurune või õigemini isegi törtsukene suurem, et servadest saaks vajadusel kaunistada. Ja ma pean tunnistama, et ma olen isegi üllatunud selle sae täpsuses, et tegelikult arvestades seda materjali laiust, jookseb see kokku üsna hästi, sest mida laiem on materjal, seda raskem on neid nurkasi saada kokku jooksma. Nüüd selle aluse kokkupanekul ma arvan, et ma alustan liimimisest. Nagu ma ikka alati meeste nurkades räägin, on liimi tasub igale poole törts vahele panna, kui sellest mingit konkreetset põhjust pole, miks liimi vahele ei pane. Ja selleks, et ma saaksin nüüd selle 4-nurkse raami kokku liimida, selleks on olemas sellised spetsiaalsed tööriistad, mis sisaldavad siis selliseid nurgadetaile ning rihma, millega ma saan selle raami kokku tõmmata, sest tavalist pitskruvi siia peale mitte kuidagi panna ei kannata. Sellel konkreetsel tööriistal on siis muudetava nurgaga sellised nurgadetailid. Tihtilugu on sarnastel raamidel ainult nii-öelda täpselt 90 kraadise nurgaga detailid. Sellega saab panna ka siis vajadusel näiteks 6 nurka kokku, et sa saad need nurgadetailid teise nurga alla vajadusel panna. Otspuidu liimimisel ma ei soovita liimiga liiga palju koonerdada, sest et see puit ise imab seda liimi ka natuke rohkem sisse, kui võib-olla külgpuit, nii-öelda kui puitu külje pealt liimida. Et lasta ta olla pigem natuke rohkem, lasta pressib natuke välja, selle saab pärast liivapaberiga ära puhastada, peaasi, et ta liiga vähe ei ole. Nii, ja kui me nüüd saame hakata seda liimima, siis alguses on see natuke selline meelitamine, et tuleb vaadata, et kõik need nurgadetailid jäävad õigete kohtade peale ja kõik oleks õigesti, sest et me peame sellise eelpinge siia peale panema. Ja edasi läheb nüüd siis selle pitskruvi pingutamiseks. Nii, nüüd on lasta vaja natukene liimil kuivada. Siis tuleb otsustada, kas ma panen siia mingisuguse väikse õlikihi ka peale või mitte, aga see on juba nii-öelda järgmine etapp.
mis ei ole tingimata kohustuslik. Ütleme niimoodi, et väga kiire, väga robustne projekt juhuks, kui perenaine ütleb, et praad on tunni aja pärast valmis, olgu alus olla. Loomulikult saab nüüd siin seda edasi arendada vastavalt oma oskustele ja soovidele. Need nurgaühendused saab panna natuke keerulistema tappidega, näiteks saab siia panna sisse nurkadesse kas tüüblid liimimisel või saab nii-öelda need kuulsad küpsised siia sisse panna. Et erinevaid variante on mitmeid. Tehke vastavalt oma oskustele ja tööriistapargile, aga ka kõige robustsemal moel saab panni ilusti viisakalt jõululauale.